Tere tulemast vaatama Eesti televisiooni vahendusel FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste eelviimase etapi Akropolis ralli kokkuvõtet Kreekast ning nagu Küpros, mis oli siis etapp enne seda, on ka siin katsed nii kruusal kui asfaldil. Kajetan Kajetanovic läheb etapile vastu sarja liidrina ning tal on vaja koguda vaid 16 punkti, et tulla tänavuseks Euroopa meistriks. Kreeka on elanud üle raskeid aegu, kuid vaatamata sellele leiti võimalus, et korraldada Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp ning ralli baseerub Loutrakis ja see on siis Korintuse lahe ääres olev kuurortlinn. Ralli esimesel päeval on kavas siis 2 kiiruskatset, aga ilm kindlasti mängib siin oma osa ja suured vihmasajud olid need, mis siis tegid olud Kreekas üsnagi keeruliseks. Esimene katse pidi olema siis pikim katse, kuid paraku just nimelt ilmastikolude tõttu seda lühendati 19 kilomeetri võrra ja viidates turvalisusprobleemidele. Robert Gonzani läheb rajale ja ees ootab siis väga libe ja mudane katse ning tema jaoks lõpeb see ralli siin just nimelt nii. Nähes konkurenti tee ääres vajutab ta pidurit põhja, kuid sellest ei piisa. Auto libiseb valli otsa ja sealt enam autot kätte ei saada ning tema ralli sellega sinna ka lõpeb. Charles Martin on samuti mees, kes siis võitleb siin nende keeruliste oludega ning peab siin ka hoogu kõvasti maha võtma, kui Gonzani näitab, et autod on tee ääres muda sees ning sõidab välja üsnagi aeglase katseaja 20:17,1. Greg Breen peab pingutama kõvasti, et olla tiitli konkurentsis veel kaasas ning on üsnagi üllatunud, kui näeb Gonzanit tee ääres lehvitamas ning saab siit küll rahulikult läbi, aga on näha, kuivõrd keeruline nendes mudastes oludes sõita on. Rehvid on paksult muda täis ning auto sisuliselt ei liigu kuhugi. Horrific. To be honest with you, Robert, I thought Gonzani had blocked the road, so I came over a crest. They were, okay, to be fair, they were warned us because it was so slippy, but I genuinely thought the stage was stopped because there was a couple of cars queued and how aggressive they were away from, but in fact it was just the road was a bit muddy, but so difficult. One of the most difficult stages I've ever driven, definitely. Kajetanovic pidi võtma üsnagi rahulikult, sest ta teadis, et ta peab selle ralli kindlasti lõpetama nendes libedates ja keerulistes oludes, kuid vaatamata sellele sõidab välja katse kõige kiirem aja 19:25,3. Sometimes you go 3 kilometers per hour and you can't move. It's unbelievable. Aleksei Lukjanuk hilineb katse starti ja saab 10 sekundit trahvi. See tähendab seda, et ta stardib Kreekas sündinud Belgia rallisõitja Jordan Serderidasi järgi ning saab Citroën DS3 katse peal kätte ning tekib olukord, kus on vaja autost mööda sõita. Loomulikult antakse signaali ning lõppkokkuvõttes tehakse seda, mida tavaliselt sellisel puhul tehakse, väike müks ning belglane saab selgelt aru, et nüüd tuleb vasakule tõmmata ja Lukjanuk pääseb siit läbi. We had rally cross, we had even circuit racing because we overtake the car during the stage. So the conditions just crazy. Lambros Antonossoulas, kohalik mees Škoda Fabia R5-ga ning täiesti uskumatu kiirus. Kindlasti kasutab kohalik mees ära informatsiooni ja teadmisi, mis tal nendelt katsetelt on, kuid vaatamata sellele suudab ta tõesti väga head kiirust näidata ning auto õigesti ära seadistada ja suudab välja siis aja 18:22,7, mis on konkurentsitult sellel öisel ning samas ka libedal katsel parim. We have to wait for the other, the gunmen, the very fast gunmen, yeah. I think we won't set the fastest time, but maybe we're closer than in the morning. I push a lot now. I feel better with the car every kilometer, so I feel better.
Siin siis seis pärast 2 katset ning näha siis Antonassolase edu Kajetanovitši, Priini, Lukinuki ja Tarabussi ees. Raul Jetsi, Andrus Toomi leiame siit siis 6. kohal, väga ilus päev, 1.20,3 kaotust hetke liidritele. Korraldajad lühendasid kiiruskatset umbes 20 kilomeetri võrra ja see sõidetav lõik 25 kilomeetri oli ka üks tohutu suur üllatus, et vesi oli päris palju kurja teinud mäe otsas, kohati oli tee sõidetav selline, et ma võrdleks seda jääpeal sõitmisest likkidega, aga saime iseenesest hakkama, et mingit suuri vigu ei teinud ja proovisime lihtsalt kuidagi teel püsida ja mingisugustki tempot hoida ja lugeda teed, et kust nagu natukenegi tundus, et piramine läks paremaks ja vett nii palju ei olnud, siis sai natuke kiiremini sõidetud ja kus oli ikka väga märg liiga, siis hoidsime nii ettevaatlikult, kui väega võtta saab. Ja teine katse oli siis pimedas sama katse põhimõtteliselt, kus tundus ja oli arvata, et teeolud on paremad ja need ülilibedad kohad on juba kuivanud ja nii ka oli, aga kuna nähtavus oli nii keeruline, et kohati udu ja kõik muud asjad, et ei julgenud maksimumriski võtta ja võtsime sellise turvalise lähenemise eesmärgiks, et kindlasti päev lõpetada ja proovida mitte mingit suurt lolli viga teha. Selline on siis punktitabeli seis pärast esimest päeva. Kajetanovitš suurendas oma edu Greg Priini ees ning samuti ka võimalust tulla Kreekas 2015 aasta Euroopa meistriks. Läheme oma kaadritega nüüd siis ka Low Truckis asuvasse hooldusalasse ja nagu näha, on mehaanikutel autode juures puhastamist sõna otseses mõttes päris kõvasti. Mudane 2-katseline päev on selja taga ning kõik on valmis selleks, et juba järgmisel päeval anda endast taaskord parim Kreeka keerulistel teedel. Ja esimesena siit saame siis minna kaasa David Bodkaga. David Bodka on ERC 2 sarja sõitja, näitab väga head kiirust, on siis hetkel ERC 2 sarjas 2. kohal, aga võib siit hea tulemusega tõusta ka kõrgemale positsioonile. Raul Jets, Andrus Toom ning kirjeldasid siis hommikusi katseid kui väga-väga libedaid ning tegid ka ühe väikese spinni asfaldi peal ja siin esimest korda legend korralikult paika saada on korralik väljakutse. Ning viimane osa on siis selline kitsas ja küllaltki nõudlik läbi metsaminek. Istume Aleksei Lukinuki ja Aleksei Arnautovi autos ning siin on näha, et lisaks siis libedatele oludele hakkas ka udu oma osa mängima ja siin lõpeb kahjuks Lukinuki ralli, sõidetakse vastu kaljut, küll üritatakse edasi minna, kui vedrustus on juba pihta saanud ja nende ralli on sellega kahjuks lõppenud. Charles Martin on taas rajal pärast eelmise päeva katkestamist, kuid mitte kaua. Nüüd näete siit, kus ta magab maha ühe vasakkurvi, läheb otse ja vastu pealtvaataja autot. Õnneks selles vigastuses keegi viga ei saa, kuid Charles Martin katkestab 2. korda järjest Akropolise rallil. Antonin Plustak ei saa üldse nende Kreeka oludega hakkama ning udu ja libedad teeolud ei ole see, mis sellele mehele sobivad ja ei sõida ta väga häid aegu välja. 10. aeg ning tõuseb 9. kohale vaid tänu sellele, et Lukinuk katkestas. Kajetanovitš leiab sarnaselt teiste sõitjatega, et olud on keerulised ja libedad ning on oht rõhkuda ka rehve ja märkab siis ka raja ääres Lukinukki ning tema 100. ralli on selline, mida ta peab võtma vägagi ettevaatlikult, sest mehel mõlgub peas vaid üks mõte, 2015 aasta Euroopa meistritiitel. Kuid Greg Priin on see mees, kes tahaks kindlasti seda lõbudel ära rikkuda ja on väga kiire 4. kiiruskatsel, eriti just asfaldi osakonnas ja on ta siis sihiga rajal tulla ka 2 aastat järjest Akropolise ralli võitjaks ning võidab katse ja asub ralli liidriks, seda siis 17,2 sekundilise eduga. Raul Jets ja Andrus Toomi leiame endiselt 6. kohalt, probleeme neil natukene hommikul oli, kuid sealt edasi juba läks päev tunduvalt paremates toonides. Oleme siis tagasi taas üldarvestuse osas ning nüüd on siis Priin rallit juhtimas ja ees on ootamas 5. kiiruskatse ja ilmaolud lähevad aina hullemaks ning midagi lihtsat sõitjaid ees ei oota. Seda kinnitab ka Greg Priin ja
kaadrid tema autost, taaskord selline tõsine ellujäämiskursus, nagu ka Raul Jeets selle ralli kohta on öelnud, ning lisaks sellele on neil siin probleeme ka auto kojameestega, nii et lihtsamaks see olukorda ei tee, kuid vaatamata sellele sõidab Priin välja katse kiirema aja ja suurendab oma edu Kajetan Kajetanovitši ees. Kaito teeb aga katsel väikese vea ning on sunnitud siis pisut tagurdama, et uuesti rajale tagasi pääseda ning kaotab siis sellel katsel Priinile 16,5 sekundit, siin siis see väike naps. No jäi natukene puudu õnneks, et ei oleks sealt serva pealt alla sõitnud ja tundub, et Priin liigub oma teise Akropolis ralli võidu suunas. 6. kiiruskatset. Raul Jeets, Andrus Toom, meie enda poisid Marko Märtini juhitava MM Motorsport Ford Fiesta R5-ga ning on ta siis tegemas kaasa oma 6. Euroopa meistrivõistluste etappi ja 6. on ta ka absoluutarvestuse tabelis. Vihmasajud rallipiirkonnas aga tugevnevad ning korraldajad peavad võtma vastu raske otsuse, viidates turvalisusele. Viimased 3 katset jäävad ära, kuna need ei ole enam läbitavad. Ralli on sellega lõppenud. There are waterfalls coming, it's like rivers on the street, so it should be a wise decision. Safety comes first. If the helicopter cannot fly, if the ambulance will be stuck on mud, you have to consider your safety also. Mõistlikud põhjendused ning siin näeme siis Kaitot Priini, kes on löödud ja ka põhjusega, sest tal ei ole võimalik enam võidelda Euroopa meistritiitli eest ja Kreeka ralli on sellega siis lõppenud ja 6. katse järgsed tulemused on ka absoluutarvestuse lõplikud tulemused. Kajetan Kajetanovitši ja Jaroslav Barani jaoks hooaja 3. võit, aga mis olulisem, nad on tänavused Euroopa autoralli meistrid. Raul Jeets ja Andrus Toomi leiame siis absoluutarvestuse 6. kohalt. No peab kindlasti rahul olema, et siin esimene kord üldse lõpuni sõita on, ma arvan, tubli saavutus ja loomulikult, eks tingimused olid nii erilised, et siin oleks võinud ka oluliselt kõrgema koha peal olla, aga oleks võinud ka rahulikult kuskil põõsas istuda, et ma arvan, tuleb rahul olla. Eks meil selle viimase ringiga oli plaan kindlasti minna oma sõitu tegema ja vähemalt ühe koha võrra positsiooni parandada, aga jah, ralli lõppes väga järsku ära ja hommikusel tänasel ringil me ikkagi sõitsime päris heas tempos, et hommikusel teisel katsel küll udu ja mingite arusaamatutel põhjustel kaotasime natuke palju aega, aga peale lõunat ma arvan, et nendes keerulistes oludes oleks olnud kindlasti šanss seda kohta ka parandada. Selles mõttes kahjud, aga peab rahul olema 6. kohaga kindlasti. Ju kurve kirja sai? ei oska öelda, aga nüüd see esimese päeva pikk katse, millest küll kahjuks viimane kolmandik sõitmata jäi, et see oli minu karjääri rekordlehekülgede arvus vähemalt, et ma lõin oma peas kokku, et selle katse tuli üle 50 lehekülje teksti ja eks seal igal leheküljel ole neid kurve komajagu, et siin võib matemaatikat ise teha, aga seda infot on ikkagi päris palju. Me arvestasime, et selle sõidukatse läbimise aeg võiks jääda seal kuskile 35-40 minuti vahele, nii et see aeg tuleb kõik täita nagu tiheda jutuga, et selles mõttes palju. See on kindlasti üks võidusõit, mida on unistus olnud kogu aeg vaatama tulla, nüüd siis õnnestus seda ka sõita, et mis on loomulikult kordades tõsisem eesmärgi täitumine, ja nüüd olles selle läbi sõitnud, ma hindaks täna väga kõrgelt seda, et me suutsime siin tegelikult läbi sõita kõik korraldatud kiiruskatsed, et need katsed, mis ära jäid, need olid korduvkatsed ja see õige feeling on siit ikkagi käes, et kõik need olud on ära nähtud ja tegemist on ikkagi väga suurepärase nädalavahetusega, mis selja taha jäänud, et peab tänama kindlasti kogu selle aasta ja möödunud sõitude eest, hea kulgemise eest ikkagi meeskonda ja ütlema, et tegemist on väga hea autoga, millega sellises sarjas osaleda, et siin kord tänaks veel kord kogu MM Motorsporti, kes on terve aasta kaasa aitanud ja kindlasti kõiki toetajaid, kes on abikäe ulatanud ja võimalikuks teinud selles sarjas osalemise, et suur aitäh kõigile ja kaasaelajatele loomulikult. Ja Kaito tiimis on loomulikult põhjust pidutsemiseks, on olnud nende jaoks suurepärane hooaeg ja võivad nad kindlasti väga rahul olla tulemusega, milleks on siis tänavune Euroopa meistritiitel. European Rally Champion 2015. Yes, it's amazing. It's amazing feeling. It for sure is one of the
most difficult day in my life, but really beautiful. Look at him, delighted for Kaito. I love the guy to bits. He's just a friendly guy, and you know, obviously he's done a fantastic job this year. All his team, they really rally around him, and they do a fantastic job. So yeah, all credit to him. Siin siis näeme Euroopa meistrivõistluste üldseisu pärast Akropolis rallit ning Priinil ei ole enam võimalik püüda Kajetanowiczi lukk ja nukk 3. kohal. Kuna see oli Raul Eetsi ja Andrus Toomi selle aasta viimane FIA ERC etapp, siis võtame nende hooaja kokku. Raul Eetsi sõnul oli otsus osaleda tänavu FIA ERC sarjas väga õige ning konkurents on sarjas tihe. Sari väga meeldis meile Andrusega, et kõik võistlused olid erinevad, me saime tohutult uusi kogemusi autoralliga seonduvalt ja kindlasti iseloomustab see läinud hooaega kõige rohkem just väga suur kontrastide hulk, et alustada siis aasta alguses väga tormisest talverallist, rääkides asfalditest ja väga erilistest kruusarallidest, nüüd lõpetas sellega siin. Kindlasti on see selline väga mõistlik vahesari MM-sarja ja kohalike sarjade vahel, et tase on väga kõva. Väga palju on selliseid sõitjad, kes suudavad kõikidele erinevatel vinnastel just hästi sõita, mis teebki selle sarja võib-olla just nagu ahvatlevaks ja sarja puhul on tegemist ka rallidega, kus on läbitavate kilomeetrite hulk ligi 2 korda väiksem ja lühem kui MM-rallil, et mis kujundab ka mõistlikud kulud, et kogu see ERC sarja ülesehitus iseenesest on väga positiivne, et kõik see sõitjaskond, väga mitmekülgne korraldajate pool ja loomulikult ei saa ära mainimata jätta ka rahalist toetust, et mis siis kaasneb kõigile sõitjatele, kes sõidavad erameeskondades. Kaardilugeja Andrus Toomi sõnul maksab kogemus selles sarjas väga palju ning nemad on õppinud tänavu kõvasti juurde. Väga huvitav, et see on nüüd esimene aasta siin ERC sarjas. Me oleme väga palju õppinud, väga palju huvitavaid uusi rallisid näinud, väga palju kogemusi saanud ja jätkuvalt kinnitus ikkagi, mille võib joone alla kirjutada, on see, et tulla siia ja esimesel aastal kohe väga suures konkurentsis kaasa lüüa on ikkagi üli keeruline, et see kogemuste omandamine ja selle iga ralli spetsiifika omandamine, et see on üli tähtis selleks, et seda sarja hästi sõita kokkuvõttes. Et me oleme palju õppinud, me oleme palju kogemusi saanud, kui peaks olema võimalust neid samasid rallisid kunagi veel sõita, siis kindlasti palju enesekindlamalt, kiiremini ja targemalt, et selles suhtes eks ta üks suur selline hüpe tundmatusse meie jaoks olnud on. Juss Rooden MM Motorsport meeskonnast julgustab Eesti sõitjaid osalema Euroopa meistrivõistlustel, kuid rõhutab, et esimene hooaeg on rohkem kogemuste hankimine. Väga mitmed võidusõitjad Eestist oleksid Euroopa meistrivõistlustel konkurentsis ja suudaksid siin asjaliku tulemuse eest võistelda. Seda kindlasti küll mitte esimene hooaeg, et esimene hooaeg ikkagi on see, kus siis õpitakse olusid, seda kiiruslegendi, saadakse teadma neid kiiruskatseid, et see esimene hooaeg kindlasti on ikka õppimine hooaeg, aga muidu ma arvan, et päris mitmed võiksid proovida ja iseenesest siin midagi niisugust otseselt hirmutavat ei ole. Logistika tõenäoliselt on see, mis on siin kõige rohkem erinev niisugustest Eesti või siis ka muudest niisugustest lähimaade võidusõitudest, aga kõik on igatpidi tehtav. Millise hinde aga paneb Juss Rooden, Raul Eetsi ja Andrus Toomi selle aasta hooajale? Võtta näiteks aluseks viiepallisüsteem, siis ütleks, et niisuguse tugev 4 võiks küll panna. 5 kahjuks ei saa panna, sest et meistriks pole tuldud ja ka ütleme nii, et poodiumil ei ole lõpetatud, aga iseenesest see, et ikkagi kõik rallid lõpuni sõidetud ja võetud ära maksimum kogemus ja antud ka võistluse edenedes
favoriitidele nagu kõvasid lahinguid, et selle koha pealt ma arvan, et võiks küll nagu tugeva 4 panna ja ma usun, et kui Raul plaanib järgmine aasta uuesti Euroopa meistrivõistlustel, siis juba tõenäoliselt koha eest esikolmikus sõita, et siis on tal siit mida kaasa võtta. Selline oli siis vihmane, libe ja mudane Akropolis ralli ning hooaja viimane etapp ootab siis ees juba oktoobri lõpus Šveitsis ralli Dubalais.